Väidetavalt on Eesti vaimse tervise probleemidega inimeste hoolekanne olnud aastaid alarahastatud ja sügisel tulidki inimesed koos oma teenusepakkujaga siia Toompea lossi ette, et küsida riigiisadelt, kus on meie 53 puudu olevat miljonit. Kas see raha on tänaseks leitud? Kas sellest sammust ka midagi abi oli? Või töötab sektor endiselt ilma rahata? Ikka ei tule välja. Aga mis siis vahepeal on muutunud või mitte midagi, et nagu kurtidele kõrvadele käisite Toompeal või? Hetke sõnum on see, et rahastust tõstetakse protsentuaalselt. Küll, aga meie sõnum oli siin loetud nädalat tagasi, et seda võiks teha võrdselt. Puudu on justkui 53 miljonit, aga rahastust tõstetakse uuest aastast 4,2 miljoni võrra. Vaatasin 10 aasta taguseid eakate hoolekande kulusid ja tulusid ja nüüd erihoolekande tulusid ja kulusid olid võrdsed, aga praegu oleme juba eakate hoolekandest kõvasti maha jäänud ja see mahajäämus jätkub. Kui järgmisel aastal antakse juurde 4,2 miljonit eurot, et kas see kuidagi olukorda võiks leevendada? Ta tegelikult tõstab keskmiselt töötaja palka umbes 62 eurot. Ööpäevaringsel väikstes perede kodudes rohkem, isegi võib-olla 2 korda nii palju, aga see summa on ju tegelikult väga väike. Palk on sel aastal ei ole tõusnud, peaaegu kellelgi, ja järgmisel aastal siis väike lisaraha tuleb, aga need inimesed ei saa ka seda suurt abi sellest maksuküüru vähendamisest, et kuna need palgad on nii väikesed. Elu on raske, töötajad on raske leida, töötajad vahetuvad tihti ja ei ole tegevusjuhendajatena see palka väike. Et ikkagi kuskil see raha, mis tegevusjuhendaja kätte saab, on selline 900 euro ringis või oleme õigesti aru saanud? Umbes nii. Töötajate lahkumine valdkonnast jätkub ja lahkuvad ikkagi ju paremad töötajad või liiguvad kellegi konkurendi juurde, kust saavad rohkem tasu lihtsalt. Teie ütlete ka, et tegelikult on kogu sellest rahastusest on puudu lausa 40%. See, millest räägiti ka juba ju sügisel. 40% on nii suur summa, et see on nagu pool raha on puudu tegelikult. Et ilma poole rahata tähendab see, et seda kulu kaetakse igalt poolt mujalt, et otsitakse neid vahendeid kas inimese enda taskust, siis klientide taskust või siis töötajate taskust. Mina ei ütleks, et erihoolekandega ei ole 10 aastaid tegeletud. Kui vaadata, siis tegelikult viimase 20 aasta jooksul on erihoolekandesse hästi palju Euroopa Liidu toetusvahendeid investeeritud ja tegelikult ka igal aastal on natukene erihoolekandeteenuste pearahasid tõstetud, siis just seda riigi osalust. Mitte kõikides teenustes, aga siiski nii palju kui vähegi võimalik. Järgmisel aastal läheb siis valdkonda lisaraha 4,2 miljonit. Inimesed ise ütlevad, et see tõstaks töötajate palku umbes 62 euro võrra, et sellest kasu nagu midagi ei olekski. No meie oleme öelnud seda, et kui täna on erihoolekande rahastamine suurusjärgus 50 miljonit eurot, et siis tegelikult see 4 miljonit on päris suur summa ja see läheb baasieelarvesse. Nüüd see, mida täpselt selle rahaga tehakse, see on kindlasti iga teenuse osutaja enda siis vastutus. Jah, loomulikult seda raha võiks olla rohkem, aga siiski, kui me vaatame valdkonna üldist arengut, et siis erihoolekanne areneb käsikäes sellega, millised on Eesti riigi võimalused.